Tere, mina olen Karin ja ma olen loomas ambitsioonika ema mõtteviisi kogukonda. Selleks algatasin ma hooandja kampaania. See pole lihtsalt mõtteviisi muutus. See on liikumine. Liikumine emadest, kes on otsustanud, et neile aitab, et nemad on need, kes peavad kõike jõudma. Ja isegi nutta pole lubatud. Et neile aitab sellest kiirustamisest, mis neid läbi põletab ning mida loetakse tänapäeva loomulikuks osaks. Neile aitab sellest maailmast, mida nad enda lastele edasi anda ei taha. Saata oma lapsed ellu juba teades, et see teeb ka nemad katki. Kus neile öeldakse ette kõik, mis teha vaja, ilma et nad küsiks, miks see üldse vajalik on. Elada lihtsalt tegemise nimel, sest rõõmuks enam pole lihtsalt kellelgi aega. Ega ruumi. See pool tundi päevas, mis sul lapsega kohal olemiseks jääb. Ei aitäh. Sa said emaks, aga millegipärast sul pole aega ema olla. Sa tahaksid, aga sa ei näe, kuidas saab, sest elu meie ümber lihtsalt matab kogu rõõmu enda alla. Lahutab meid pidevalt sellest, mis on päriselt oluline. Suhted, ühendus lapsega, ühendus sinu endaga. Aga selle saab taastada. Ja siis naasevad ka rõõm ja kergus. Ja usud või mitte, aga selle võti on teha vähem, mitte rohkem. Kogukonnas hakkavad koos käima ema tervenemise teekond ja oma lapse toetamise teekond. Ja sa saad valida, kui sügavuti sa selle teekonnaga minna tahad. Kui suur transformatsiooni sa soovid. Sest ka need uudiskirjalaadsed mõtisklused suudavad sinu mõtteviisi muuta. Ka need podcastid suudavad su mõtteviisi muuta. Aga just see hetk, kui sa oled üksi ja satud tupikusse, siis need inimesed sinu ümber, kes on samal teel, aitavad sind edasi, mina kaasa arvatud. Me kirjutame ümber oma senise emaduse loo. Kõigest sellest, mida me näeme, et me enam ei taha taluda. Selleks, mida me tahame enda elus näha. Ja kogu see teekond ongi, kuidas me jõuame sellest vanast minast selle uue emalooni enda sees ja enda ümber. Sest et meie muutus, meie rahu, turvatunne iseenda kehas on see, mis loobki selle turvalise keskkonnaga sinu lapsele. Ehk palun tule liitu, kas tuge saama või lihtsalt toeta seda missiooni. Sest see, millest ma räägin, on oluline. Ja nii paljud emad on veel seal valusas kohas, kus nad väljapääsu ei näe. Aga sealt saab välja.